Tere tulemast kuulama meie järgmist väikest videoloengut, kus otsime vastust küsimusele, kust tuleb kiusamine ja miks ta ära ei kao? Mina olen Kristiina Treial. Kust siis tuleb kiusamine? No, teadlased on üsna üksmeelel, et kiusamist tegelikult on igal pool maailmas. Kiusamine on universaalne nähtus, ehk siis seda esineb kõikjal inimsuhetes, kus erinevad inimesed on sunnitud pikemat aega koos olema. Ja tekib võimalus erinevate suhtemustrite kujunemiseks, aga ka näiteks võimuvõitluseks. Aga miks see tekib? Miks on nii, et osad inimesed, osad lapsed hakkavad teisi kiusama ja osad satuvad kannatajaks? Kui kiusamist kui nähtust on uuritud kaugelt üle 50 aasta tänaseks päevaks, siis esimesed uuringud keskendusidki just nende erinevate osapoolte eripärade väljaselgitamisele. Ehk siis mis tunnused on need, mille järgi võiks arvata, et keegi hakkab kiusama või keegi satub ohvriks. Ja on leitud terveid loendeid erinevatest tunnustest. Alates siis sellest, et kiusama hakkavad need lapsed, kellel on suurem võimuvajadus või kes on füüsiliselt tugevamad või kes näiteks ei ole just sotsiaalselt kõige targemad, kuigi see viimane arvamus on ka uuringutega ümber lükatud, ehk siis kiusajate hulgas on ka väga heade sotsiaalsete oskustega lapsi, kes siis kasutavad oma häid oskusi erasuhetega seotud kiusamises näiteks. Aga on ka näiteks vägivaldset perekogemust, vägivaldset kogukonnakogemust, ehk siis on sellised taustal olevad vägivallakogemused üsna suur kiusamiskäitumise riskitegur. Aga on ka lapsi, kelle puhul ei ole taustal mingisuguseid eripärasid ja käituvad kiusavalt näiteks puhtalt põnevuse pärast. Kannatavate laste puhul on välja toodud seda, et neil on sageli kesisemad sotsiaalsed oskused, nad on ärevamad, võib-olla ebakindlamad, ei oska enda eest nii väga hästi seista või neil on näiteks mõni silmatorkav eripära. Ehk siis põhimõtteliselt, kui vaadata neid erinevaid laste omadusi, mida välja tuuakse, siis pilt on väga kirju. Aga kui on hakatud kiusamist lähemalt uurima kui sellist nii-öelda protsessi või suhtedünaamikat, siis sisuliselt on leitud, et kiusajaks ja ohvriks võib põhimõtteliselt sattuda igaüks, iga laps, iga noor, sõltumata tema omadustest või taustast. Aga seda juhul, kui grupinormid seda soosivad. Näiteks kui klassiruumis talutakse või lastakse kiusamisel juhtuda. Kui ikkagi klassis kehtivad normid, et teiste alandamine on okei, kui sulle keegi ei meeldi, siis sa võid talle haiget teha, siis see kiusamine seal klassiruumis ka juhtuda saab. No näiteks üks väga selline, ma arvan ka Eesti klassiruumides levinud näide võib olla see, et kui sul on üks väga hästi õppiv õpilane, siis klassiruumis, kus klassinormid kiidavad heaks hästi õppimise, kus akadeemiline edukus on väärtus, siis sellistes klassiruumides selline väga hästi õppiv õpilane võib olla nii-öelda aktsepteeritud või lausa nagu populaarne. Kui aga klassiruumis õppimine ei ole väärtustatud ja pigem seda taunitakse, siis võib juhtuda, et väga hästi õppiv õpilane pigem satub äkki hoopis tõrjutuks. Ja teda hakatakse narrima nohikuks näiteks. Et see tundub selline naljakas ja võib-olla filmidest pärit näide, aga tegelikult klassiruumis ta niimoodi saab ka toimuda. Ja need grupinormid on nüüd siis sellised nii-öelda kirjutamata käitumisreeglid igas grupis, sealhulgas ka klassiruumis, mis siis annavad juhiseid, et kuidas me siis asjadesse suhtume, kuidas me käitume. Need grupinormid, nendest me räägime mõne aja pärast juba lähemalt, aga need on asjad, mida õpetajad klassiruumis saavad päris palju teadlikult kujundada. Ehk siis see on see võti, mida me koolides saame kasutada kiusuennetuses. Targalt ja süstemaatiliselt tegutsedes. Mida me veel teame, on see, et kiusamine ei kao ise ära. Kiusamisel on oma sotsiaalne funktsioon ja kui me tahame, et seda meie klassiruumides, meie gruppides ei oleks, siis seda tuleb sihipäraselt ennetada ja otsustavalt lõpetada. Ehk siis kui juhtum tuleb, siis me sekkume otsustavalt ja teeme kõik, et see peatuks. Ja ilma suuremat lisakahju tekitamiseta. Aga selleks, et kiusamist peatada, ennetada, on vaja tervet rida teadmisi, oskuseid ja hoiakuid. Teadmisi sellest, mis üldse kiusamine on,
kuidas seda ära tunda, miks on oluline kiusamisele reageerida, mitte lasta sellel juhtuda. On vaja oskuseid ära tunda kiusamist ja oskuseid reageerida, kas või lastel näiteks, et mida nad teevad, kui nad ise kogevad, kuidas ennast kaitsta või kui nende klassis keegi puutub kokku kiusamisega, et mida siis teha, kuidas abi kutsuda, kuidas toetada kannatavat kaaslast, mis on mõistlikud ja mis on turvalised sekkumisviisid. Ja ka vastavaid hoiakuid, ehk siis kiusamine ei ole meie juures lubatud, kiusamine ei mahu meie klassi. Kõik väärivad austust. Ehk siis need on nagu need tööriistad, mis aitavad meil seda kiusamist võimalikult hästi ära hoida. Kuidas me seda spetsiifilisemalt ja täpsemalt veel teha saame, sellest me räägime järgmistes loengutes. Mis on aga hästi oluline kiusamise puhul meeles pidada, on see, et igaüks vastutab. Kui me räägime koolis toimuvast kiusamisest, siis asjad hakkavad muutuma siis, kui iga õpilane, iga õpetaja, iga täiskasvanu koolis, aga ka iga lapsevanem võtab omaks selle, et igaüks meist vastutab kiusamise eest, ka mina. Mina märkan, mina sekkun ja aitan lõpetada. Nüüd, olgugi, et kiusamine on universaalne nähtus ja päris ise ta ära ei kao, siis kui me mõistame täpsemalt, mismoodi kiusamine on üles ehitatud ja kuidas ta meil gruppides toimida saab, siis on meil palju parem ülevaade ka võimalustest seda ära hoida. Ja üks teema, mis on just ka praktikuid väga aidanud kiusamise vähendamisel, on see, kui mõistetakse, et igal lapsel on roll kiusamise olukorras. Ja siit sa võid teha väikese mõttepausi. Milliseid kiusamisega seotud rolle sa tead? Vaatame üheskoos üle, mida uuringud välja toovad. Me teame, et kiusamine toimub grupis. Ja tavaliselt, kui me võtame ühe selline 24 lapsega gruppi, klassi, siis seal on sageli kas siis 1 või 2 või isegi kuni 4 last sellised, kes aeg-ajalt siis teiste õpilaste ehk siis nii-öelda kiusajate tegude pärast kannatavad. Umbes sama palju või isegi mõned vähem, kui vaadata meie Eesti uuringuid sellest, mitu protsenti õpilastest ise ütleb, et on teisi kiusanud, on siis neid lapsi, kes siis neid haiget tegevaid tegusid teevad. Ehk siis me kasutame siin rollinimetust kiusaja. Aga kiusaja ei tegutse kunagi üksi. Ja kipub olema niimoodi, et kui klassiruumis ikkagi kiusamine on sees, siis ka kõik ülejäänud seda moel või teisel teavad. Ja kiusaja selja taga selleks, et ta saaks edukalt kiusata ja kiusamist mitte ära lõpetada, on grupp õpilasi, keda me saame nimetada kiusaja abilisteks. Need on need, kes siis aitavad kiusajal aeg-ajalt neid haiget tegevaid tegusid teha, vaatavad nurga taga, et ega äkki õpetaja ei tule ja nii edasi, et nad otseselt aitavad kaasa toimuvale kiusamisele. Siis teine täiesti arvestatav grupp õpilasi on nii-öelda kiusaja julgustajad, kes siis hõikavad kaasa, ütlevad juurde, tee veel, kas täna ka nalja saab. Ehk siis nad nagu kiidavad selgelt heaks selle, mida kiusaja teeb, kuidas ta siis seda kaasõpilast kahjustab. Reeglina kõige suurem osa klassiõpilastest on need, kes tegelikult taunivad kiusamist, ei taha sellega kuidagi moodi ise kokku puutuda ja nad on nii-öelda hoiavad eemale, vahel keeravad selja, kõnnivad minema, aga nad lasevad kiusamisel jätkuda. Ehk siis neid nimetatakse vaikivateks heakskiitjateks. Ja kõige viimane grupp klassis, kes ka sugugi ei ole alati väga suur grupp, aga mõned õpilased ikkagi klassis on need, kes on siis julged, kes ei kiida kiusamist heaks ja julgevad ka midagi teha ja oskavad midagi teha. Ehk siis need on nii-öelda ohvrikaitsja rollis olevad õpilased. Ja kõige tõhusam võti ennetustöö eesmärgistamisel, mida uuringud näitavad, on see, et kui meil õnnestub oma sihipärase tegutsemise kaudu jõudu sinnamaani, et võimalikult paljud õpilased võtavad ohvrikaitsja rolli, julgevad, peavad õigeks ja oskavad kiusamise vastu välja astuda ja kannatavat kaaslast kaitsta. Et see on nagu hästi oluline mehhanism, mille kaudu kiusamist lõpetada. Aga puhtalt see teadmine, et absoluutselt igal lapsel klassis on roll, kas ta tahab või ei taha, on juba selline päris mõjus teadmine, mis annab sisu just sellele eelmise slaidi mõttele, et igaüks vastutab. Igaüks vastutab sellega, kas ta teeb
aitab, julgustab, kiidab heaks või tegelikult aitab peatada. Ehk siis meil on vaja konkreetseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, et kujuneksid grupinormid, mis ei luba kiusamisel meie grupis toimuda ja tegelikult me kujundame selle kaudu ka konkreetselt sellist austavat, hoolivat ja turvalist suhtluskultuuri ja väärtuseid, mis seda siis kannavad. Mida on veel oluline kiusamise kohta teada? Seda me juba rääkisime kiusamise defineerimise juures, et kiusamine on tahtlik, ehk siis öeldakse lausa, et proaktiivne ja eesmärgipärane agressioon. Nüüd on siin terve rida erinevaid selliseid keerukamaid sõnu. On vaja teada, et kiusamisel on oma funktsioon ja sotsiaalne arhitektuur. Ehk siis kiusamist, neid kiusavaid tegusid tehakse ikkagi eesmärgiga tunda võimu, saada eduelamust ja selleks valitakse siis haavatavamad kaaslased, kes ongi nõrgemal positsioonil. Ja on uuringuid, mis näitavadki konkreetselt, et ainuke kasu, mis kiusamisest võiks tulla, on see, et see võib olla päris edukas oma kaaslaste hulgas staatuse ja võimu saamise strateegia. Ehk siis, kui sa tahad olla populaarne, siis sa surud endast nõrgemaid alla ja siis teised vaatavad sulle alt üles. Kusjuures selle kohta on tehtud ka veel nii peeneid uuringuid, et on üritatud siis aru saada, et kas kiusates saavutatud populaarsus on nagu päris populaarsus või pigem on näiline populaarsus. Ja siis on leitud, et jah, arvatakse, et need lapsed, kes teisi on kiusanud, on populaarsed, aga neid ei peeta väga meeldivaks kaaslaseks, ehk siis nendega aega väga veeta koos ei soovita, ehk siis see populaarsus, mida kiusamise kaudu saavutatakse, on pigem näiline. Veel on hea kiusamise kohta teada, et kiusata saab ainult siis, et kiusamine saab tekkida ainult siis, kui pealtvaatajad ja kõrvalseisjad seda lubavad. Ja sellel, kuidas teised kiusamist pealt nähes tegutsevad, on väga suur mõju. Kas nad lasevad juhtuda, kas nad kutsuvad abi, kas nad sekkuvad ise, peatavad. Ja väga-väga oluline on see kaitsvate kaaslastega kaitsva täiskasvanu roll, kannatavat last toetava täiskasvanu roll. Ehk siis uuringud näitavad seda, et kiusamise all kannataval inimesel, kellel on vähemalt üks kaitsja, saavad juba nende negatiivsete psühholoogiliste mõjuritega palju paremini hakkama ja taastuvad nendest halbadest kogemustest kiiremini. Ehk siis pealtvaatajate, kaitsjate käes on hästi suur võti ja ka õpetajad kuuluvad sinna rühma. Hästi paradoksaalne on see, et enamus lapsi tegelikult uuringutes leiab, et kiusamine on halb. Aga samas sageli ei teha mitte midagi. Miks siis? Ja üks nähtus, mida siin välja tuuakse, on see, et olgugi, et jah, hoiakud taunivad kiusamist, siis kas ei ole oskusi või ei ole julgust peatada, aga on üks selline illusioon ka, et arvatakse, et mina jah, ei salli kiusamist, mina ei lubaks kiusamist, aga näe, teised ei tee midagi, järelikult nendele on see okei. Ehk siis, kui klassis ka omavahel seda ei räägita, et kõigi jaoks on kiusamine sobimatu käitumine, et see on halb käitumine, et kui seda ei tooda päevavalgele ja ühiselt kokku ei lepita, siis on ka kaitsvalt käituda päris keeruline. Ehk siis tekib see arvamus, et äkki teised siiski arvavad, et kiusamine on lahe. Ja siis ei sekkuta. Vot sellised lood siis teemal, kust tuleb kiusamine, mis seda alles hoiab ja kuidas selle vastu siis saab. Mida täpsemalt kiusamine endaga inimestele kaasa toob, mis on selle kiusamise tagajärjed. Ja kui sellest me räägime nüüd järgmises videoloengus ja siis edaspidi veel täpsemalt sellest, et mida koolis saab teha, et kiusamist ära hoida. Head õppimise jätku!